Este on natuke nagu Veneetsia, no ma ütleksin, et enam rumalamat lauset annab välja mõelda, eks selles mõttes, et Tartu on nagu Veneetsia, mis iganes linn on nagu Veneetsia, tähendab tegelikult ei ole ükski linn nagu Veneetsia. Jätame selle jutu nüüd kõrvale, aga Dresde on nagu Dresde ja siin tõesti on siis selline suur kanal, sadam ja selle lõpuks siis on ka Dresde katedral, mis ei ole Dresde suurim kirik. Küll, aga ta on katedral. Katoliiklik kirik, aga seal kõrval on siis ka Serbia õigeusu kirik. Kuplit on siin näha, mis on Dresde suurim pühakoda. Siis niiviisi. Ja siin kanaledes on loomulikult ka palju toredaid kohti. Peab ütlema 5-aastase vahega. Dresdes on üksjagu kohti ka ikkagi vahetunud, muutunud. Siin oli üks tõesti ka legendaarne selline Austria mereandide koht. Seda enam ei ole, aga nüüd ongi päris õige aeg minna siis merele lähemale, sest meri on siin nagu alati lähedal, kogu see linn on nagu kalda peal seal ehitatud ja vaadata seda toredat päikseloojangut. No väike süke kiire jutt, eks ju, Dresde taustast ka. Väga vana asustus, palju vanem linn kui Veneetsia näiteks. Siin on olnud kunagi mingi keldihõim, kes täitsa võimalikult ja huvitav selline seos, et see keldihõim on võimalikult olnud suguluses nende keltidega, kes rajasid oma asustuse sinna, kus oli Praha. Ja see selline võrdlus Praha ja Dresde vahel on ilmselt juba kõlanud. Ennekõike tänu sellele, et mõlemad linnad olid siis osa ka Austria-Ungari impeeriumist ja Dresde koguni siis Austria-Ungari suuruselt, ta oli tegelikult suuruselt 4. linn, eks ju, seal siis Viini, Praha ja Budapesti järele. Budapestiga üsna tõsiselt konkureerides ja oluline sadam ja tegelikult kogu see suursugusus, ma vaatan siit korraks veel seda kanali äärt mööda tagasi, eks ju. Kogu see suursugusus ja seda on siin tegelikult lausa kvartalite 5, eks ju. Mitte ainult see kanali äärsi on ikkagi pärit siis Austria-Ungari ajast ja austerlased peamiselt küll itaallaste jõul selle linna nagu ehitasid ülesse. Aga siin on olnud asustus Rooma ajal ja ikkagi kujunes välja niiviisi, et miks Dresde siis nagu Habsburgide küüsi sattus, see oli seotud ennekõike sellega, et kurjad veneetslased, kes nagu täit kontrolli ei omanud, käisid ikkagi seda Dresdet siis nii-öelda siin kogu aeg hõivamas ja allutamas ja kiusamas. Nende väike siuke koloonia oli Mucha, eks ju. See linnaku, kus ma siin ka olen põhiliselt olnud, eks ju. Siis Dresde lihtsalt vajas nagu tõhusat abi ja seda abi siis otsitigi Habsburgidelt, et tänu sellele siis tegelikult ikkagi itaallaste linn läks siis Habsburgide kontrolli alla üsnagi sobivalt ja see sobis väga hästi ka Habsburgidele, et siin sadamakapteni maja, eks ju, siis Habsburgidele sobis see sellepärast, et neil ei olnud sadamat ja sellist sadamat siis Dresde pakkus väga hästi selliseks Austria-Ungari mereväravaks. Homme on plaan tulla vaatama meremuuseumit, vist tõenäoliselt. Muuseumid on siin sellise omapärane nähtus, et sa kunagi päris täpselt ei tea, et nagu mida nad pakuvad või kas nad on nagu avatud, eks ju. Ja ühe sõnaga, nii et Austria-Ungari sadam, aga sellegi poolest elanikkond ikkagi peamiselt on olnud siin itaallased. Ta on ikkagi domineerivalt nagu itaalialik linn, kuigi Sloveeniast, Horvaatiast on siia tulnud rahvast läbi aegade, eks ju, ja siin elanud, aga nad on ikkagi elanud alati nagu vähemuses. Ja sellised rahvuslikud konfliktid võib-olla impeeriumi ajal hoiti neid siis ikka nagu vaos. Aga siis, kui esimene maailmasõda tõi sellised tõsised kriisid, näiteks kui Itaalia astub sõtta Austria-Ungari vastu,
siis Trieste muutub muidugi loomulikult väga-väga rahutuks. Nii nagu see muulipealne ka praegu siin. Üritan siin mere äärde välja jõuda, aga tundub, et selline tore mõte on ikka väga paljudel inimestel tulnud praegu vähem. Ma jalutasin üldse mitte üksinda ja ma isegi ei tea, kas keegi kuuleb minu juttu, eks. Aga ühesõnaga, esimene maailmasõda tekitas siis väga palju jama. Aga kuna liitlaste toel lõpuks itaallastel õnnestus ka austerlaste üle ikkagi mingisugune nagu ülemvõim saavutada, siis ühel hetkel said nad Trieste enda kontrolli alla. Aga teise maailmasõja lõpp tekitas jällegi sellise kummalise olukorra, kus Trieste sisuliselt vabastasid siis sealt Sloveenia poolt tulevad erinevad sakslaste vastu võitlevad jõud. Ja siis siin tekkis selline kummaline võimuvaakum, mis ta öelda, Triestest kujunes piirilinn, nii et tõesti on nagu võib-olla isegi sageli Berliiniga võrreldav selline piirilinn, kus siis ühel pool oli idablokk, loomulikult siis Jugoslaavia näol. Ja siin siis esialgu see kontroll läks üldse nagu lääneliitlaste erikomisjonile. Nii et kujunes välja selline kummaline nähtus nagu Trieste vaba territoorium. Ja see on nagu triestelastele andnud mingi sellise omapärase hoiaku, et nad on nagu mingi aeg olnud nagu selle ühendatud Itaalia küljest natuke lahti ka ja selle tõttu kuidagi nagu natuke sellised isepäised, eks siis. Aga aitab sellest ajalooloengust, sest siin näete, on kenasti näha sükest väikest looduse atraktsiooni, eks ju. Ja me ei ole tulnud siia tühjade kätega. Vaatame, mis siin kotis on, krabistame selle lahti ka siin kalda peal. Ennem kui tuleb kajakas või mingisugune Ida-Saksa turist, kes selle meilt ära võtab, eks. Siis vaatame, mis meil siin on. Kajakate toitmine. No, ma ei tea, see ei ole nii karm kui Veneetsias, eks ju. Aga mis asja me üldse võtsime? Näed, siin on, siin on mingisugused mereelukad. Mereelukad on ära küpsetatud. Mulle tunneme sinna Muuliot tippu vist ei jõuagi, see on jube palju rahvast. Tõesti inimesed hindavad looduse ilu. Ärme pane seda neile pahaks, aga loodus avaldub ennast ka näiteks friteeritud kalmaari näol, eks. Väga hästi avaldub. Nii et istume siia maha ja naudime seda siis järgnevalt.